Gröönimaa on enda maavarade poolest rikas, mis on üks põhjuseid, miks sellele saarele hammast ihutakse. Donald Trumpi suured lubadused, et küll tema soovidele leitakse lahendus, oli järjekordselt pigem soe õhk kui tõsiselt võetav fakt. Siiski tehti kohtumisel edusamme. The meeting went quite well. Denmark and Greenland drew a line in the snow. They made clear that there's this red line. There's no talks about territory. So we put it on the conversations continue on a diplomatic level, where it's about economy, it's about security, it's about things that we can actually do something about. We can't do anything about if another country wants to take our territory. That's of course a limit. Täna pärast USA-ga kohtumist tõdeski Taani peaminister Mette Frederiksen, et vaatamata kõrgetasemelistele kõnelustele, mis Valges Majas peetud said, ei ole riigid üksmeelt saavutanud ning USA ambitsioon Gröönimaa üle kontroll haarata püsib naise sõnul endiselt. Gröönimaa elanikud jälgisid ülekandeid USA, Taani ja Gröönimaa ametnike läbirääkimistest pingsalt. They keep fighting about Greenland, but now they agree to disagree. That is very good, I think, that they agree about that. And then they want to talk more about it. And the rhetoric it's good, I think. It's a relief, and I think we'll sleep better tonight. It was a relief from all the threats we've been having the last couple of days, already into the New Year's. It's been crazy, and it's been a relief to watch the press conference, and they have made of course I'm still worried that the US will take over because the president is he wanna get what he wants, but it's been more of a relief that they've been settled down and talked about it through. Taani kaitseminister on öelnud, et riik tugevdab oma sõjalist kohalolekut Gröönimaal. See tähendab koostöös NATO liitlastega Gröönimaale ja selle ümbrusesse nii täiendavate sõdurite, lennukite kui ka laevade saatmist. Koheselt väljendas enda suurt muret selles osas Venemaa saatkond Belgias ja nentis, et Moskvast või Pekingist tulev väidetav oht on vaid väär ettekääne. Venemaa avaldus on justkui muusika Donald Trumpi kõrvadele, kes väidab, et Gröönimaa on USA julgeoleku jaoks elutähtis ning kui Washington seda endale ei võta, teeb seda Hiina või Venemaa. Sellised avaldused teevad murelikuks NATO liitlased. Täna käib ikkagi väga intensiivne töö, diplomaatiline töö erinevate riikide välisministrite vahel, riigijuhtide vahel, et sellest ei kujuneks midagi sellist, mis NATO-le omavahelistele suhetele viletsalt mõjub. No Arktika julgeolek on ju selge, et ega siis kliima muutudes venelaste, hiinlaste aktiivsus võib kasvada ja kui see on legitiimne julgeolekumure, siis NATO saab kindlasti panustada. Täna anti teada, et Eesti kavatseb panustada Euroopa riikide ühisõppusesse Gröönimaal. Arktika julgeoleku tagamine peakski toimuma NATO raamistikus. Eesti osaleb NATO raamistikus, nii et kui NATO võtab mis tahes erinevaid operatsioone seal ette või tagab kuidagi Arktika julgeolekut, Gröönimaa julgeolekut üheskoos, siis kindlasti Eesti on selles osaline. Ja Taanis praegu meie ja Kaitseväe juhatajad suhtlevad ja osaleme siis seal toimuva selle Arctic Endurance õppuse planeerimisel. Kui see nõuab meie võimeid, ütleme osalus selles kuidagi, siis me kindlasti oleme valmis panustama, et me oleme solidaarsed nii Grööni kui Taanimaaga. Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen ja tema Gröönimaa kolleeg Vivian Motzfeldt teatasid pärast kõnelusi, et USA ja Taani moodustavad töörühma, et arutada Gröönimaaga seotud muresid.